Kogu nädala jooksul oli meil pidevalt uudiseid ja lõputuid kommentaare Iraaniga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi kohta. Keegi polnud seda dokumenti näinud, kuid kõik suutsid ennustada, et liigume piibellike mõõtmetega katastroofi poole. Vana testament, tõeline jumala viha. Tuli ja väävel langevad taevast, jõed ja mered keevad, 40 aastat pimedust, maavärinad, vulkaanid, surnud tõusevad hauast, inimohverdused, koerad ja kassid elavad koos, massiline hüsteeria. Jah, see kõik oleks meeldejääv filmistseen. Trumpi kummituse kütid nautisid täiega. Iisraelis kasvas mure, et Trump taganeb kõigist oma viimase aasta jooksul tehtud avaldustest. Trump on nagu kommikarp. Sa ei tea kunagi, mida saad. Ja siis avaldati dokument lõpuks ning allkirjastati neljapäeval. Oletused kohtusid tegelikkusega. Kas ennustused olid siis valed? Võib-olla on piibellik mõõde veidi liialdus, aga nad ei eksinud. Või siiski eksisid? Ma selgitan seda täna koos sinuga lahti ja me saame koos otsustada. Muide, praeguste sündmuste kohta on olemas tõeline piibellik analoogia, milleni jõuan selle osa lõpus. Nii et kolmapäeva ja neljapäeva vahelisel ööl muutus meediamaastik täielikult. Spekulatsioonide mäng oli ametlikult läbi. Samal ajal kui arvamusliidrid olid sotsiaalmeedias hõivatud kas täieliku hukatuse või täieliku rahu ennustamisega, avaldati ja allkirjastati vastastikuse mõistmise memorandum päev varem, kui isegi ennustati. Donald Trump allkirjastas ametliku 14-punktilise dokumendi internetis kõigist kohtadest just Versailles palees ja see võib juba iseenesest olla halb märk. Samal ajal allkirjastas Iraani president Masoud Pezeshkian selle Teheranis. Nii et oletamismäng oli läbi. Lähis-Ida jaoks on nüüd käivitunud 60-päevane ajaloendus. Mõistmise peamised punktid on järgmised. Esiteks, võitlus peatub koheselt kõigil rinnetel, kaasa arvatud sõda Liibanonis. Teiseks, Ameerika Ühendriikide mereblokaad lõpetatakse 30 päeva jooksul ning Iraan peab täielikult avama Hormuzi väina, tagades ohutu ja tasuta laevaliikluse. Kolmandaks, Iraan nõustus kirjalikult, et nad ei arenda ega osta kunagi tuumarelva ning nad peavad ÜRO järelevalve all lahjendama oma kõrgelt rikastatud uraani. Oluline aspekt on see, et kõik kokkulepped on seotud rahalise kontrolliga. Ameerika Ühendriigid annavad kohe erandeid, et Iraan saaks taas toornaftat müüa. Aga nad ei saa täielikku sanktsioonide leevendust, see hoitakse endiselt pantvangis. Tekstis on selgelt kirjas, et püsiv sanktsioonide eemaldamine toimub ainult siis, kui Iraan sõlmib järgmise 60 päeva jooksul lõplikud tuumaleppe kokkulepped. Kuid on olemas ka võimalus täiendavaks 60-päevaseks pikenduseks. Mis puudutab $300 miljardi suurust Iraani ülesehitusfondi, siis Trump ütles otse välja, et Ameerika Ühendriigid ei maksa sinna mitte sentigi. Raha tuleb aga Pärsia lahe riikidest ja külmutatud varadest. Mida see kõik tegelikult tähendab? On neid, kes nimetavad seda ajalooliseks rahukoidikuks. Ja kui vaadata pealkirjadest kaugemale, siis võtmetegelased ise, nemad ei naerata. Iraani parlamendi spiiker on juba öelnud, et Ameerika Ühendriike ei saa usaldada. Ja seal hoiab Iraan endiselt sõrme päästikul. Ja Trump tegi selgeks, et kui Iraan rikub selle 60-päevase perioodi jooksul kas või ühte tingimust, pommitab ta neid halastamatult. See on just selline keel, mida meile meeldib kuulda. Erinevalt filmidest või meediast või meediaraportitest on päriselus olemas midagi, mida nimetatakse faktideks. Pealtnäha ja võrreldes sõja algusest kõlanud retoorikaga ei paista asi hea välja. Iisrael ei ole ilmselgelt olukorraga rahul. Ja Iisraeli valitsus tegi selgeks, et nad ei ole alla kirjutanud ega võta tingimuste täitmisel kohustusi, kuni Hezbollah rikub jätkuvalt kehtivat relvarahu. Kõige lihtsam oleks praegu levitada masendavaid ja süngeid hinnanguid, millest osa on tahtlik, et tekitada lõhesid ja hõõrumisi konservatiivide seas Ameerika Ühendriikides ning lüüa kiil USA administratsiooni ja Iisraeli vahele. Muide, see ei ole juhus, et Megyn Kelly otsustas just nüüd esitada asepresident Vance'ile väljakutse Iisraeli ajakirjaniku Janon Mangali Kanal 14 väidetega, keda ta nimetas Netanyahu hääletoruks. Täielik jama, ta polnud temast varem kuulnudki. Selle andis talle ette üks Iisraeli vasakpoolne ajakirjanik, sest ainult nemad ütleksid midagi sellist. Neil on huvi tekitada tülisid ja nõrgestada Netanyahut. On lihtne teha reportaaže või kommenteerida seal, kus keegi siin vastutusele ei võta.
Ei nõua mingit pingutust vaadata ekraanile ja ennustada täielikku katastroofi. Korduvalt olen oma taskuhäälingus maininud, kuidas meie, läänes, oleme programmeeritud kohese rahulduse saamiseks. Nii et tänapäeva ühiskonnal puudub igasugune kannatlikkus strateegiliste sammude suhtes, mis vajavad küpsemiseks aega. Paljud väljendavad äärmist pettumust, tekitades inimestes tunde, nagu oleks Trump meid kuidagi maha müünud. Ma eelistan mitte sellele libedale teele minna. Ma ei tea, kas see memorandum on õige asi ja kindlasti keeldun liituma rahvaga, kes püherdab odavas, põhjendamatus pessimismis. Nii et kas memorandum on hea või halb? Kas relvarahu on hea asi? Nagu ma ütlesin, ma ei tea. Ma tean küll, et ma tahaksin näha hajatollasid põlvili või veel parem surivoodil, nähes neid kannatamas, mitte Iraani rahvast. Kas ma olen rahul kõigega, mida Trump tegelikult ütleb? Loomulikult mitte. See, mida ta sel nädalal Prantsusmaal ütles Iisraeli ja Liibanoni kohta ning kuidas ta arvab, et ISISe terrorijuht, kes on nüüd Süüria eesotsas, suudaks olukorda paremini lahendada. See on vastik. Ma ei ole rahul sellega, kuidas Iisrael on käitunud Liibanoni ja Hezbollahga. Nad oleksid pidanud selle töö kiiremini ära tegema. See lihtsalt kestab lõputult. Ja kui see juhtub, heidab see halba valgust suurele tehingule ja see on tehing Iraaniga. Ma ütlen sulle, Iisrael võitleb Hezbollahga liiga kaua ja liiga palju inimesi saab surma. Ja sa ei pea iga kord, kui kedagi otsid, kortermaja maha lõhkuma, sest nendes kortermajades on palju inimesi. Ja ma võin sulle öelda, et nad ei ole kõik Hezbollah. Ja ma soovitasin Iisraelil lasta Süürial Hezbollahga tegeleda. Sest ausalt öeldes arvan ma, et nemad saaksid sellega paremini hakkama. Ausalt öeldes arvan ma, et selle ja teiste asjade põhjal, mida ta on viimase aasta jooksul Iisraeli kohta öelnud, on tema või tema ümber olevad inimesed liiga palju Haaretsi või New York Timesi sisu lugenud või sellega kokku puutunud. Ja see ei ole sugugi hea. Aga on veel nii palju muid kaalutlusi, mida tuleb arvesse võtta. Ainult aeg näitab, kas see on tõesti mängumuutja võrreldes sellega, mis varem on juhtunud. Nii et praegu on parim asi astuda samm tagasi ja vaadata, mis tegelikult laual on. On kokku lepitud 60-päevane hindamisperiood. See on fakt. Kui kogu retoorika kõrvale jätta, on praegune olukord teadlik katse sundida Iraani režiimi oma tegelikke kavatsusi tõestama. See annab neile võimaluse konflikt lahendada, kuid teeb seda, seades jäigad ja paindumatud punased jooned, mida nad peavad 60 päeva jooksul täitma. See on osa täpselt samast tegevusplaanist, mida oleme kogu piirkonnas näinud alates sellest, kui Hamas läks Iraani Iisraeli hävitamise plaaniga enneaegu käiku, korraldades 7. oktoobri rünnaku. Vaatame näiteks Gassat, kus toodi kohale rahvusvaheline komitee, et üle võtta ja alustada taastamist, kuid seda ühe tingimusega, mille üle ei saanud läbi rääkida. Hamas pidi täielikult relvad maha panema. Siis tuli kokkulepe Iraani toetatud rühmitusega Liibanonis Hezbollahiga, kus relvarahu nõudis, et Hezbollah jääks Litani jõest põhja poole ja lõpetaks tulistamise Iisraeli suunas. Aga nagu ajalugu on meile õpetanud, pole paberil tähtsust. Oluline on see, kuidas kokkulepet täidetakse. Ja aastakümneid on lääs lubanud terroriorganisatsioonidel, kes esinevad valitsusasutustena, rahvusvahelisi kokkuleppeid täielikult naeruvääristada, ilma et neid kunagi vastutusele võetaks. Oslo kokkulepped olid peamine näide. ÜRO resolutsioonid, millega loodi UNIFIL Liibanonis, olid naljanumber. Varasemaid tuumapiiranguid Iraanile rikuti korduvalt, samal ajal kui rahvusvaheline kogukond teadlikult ignoreeris või aktsepteeris neid rikkumisi lihtsalt selleks, et kaitsta kogu kokkuleppe suuremat hüve. Teheraan tegutseb kindla plaani järgi. Nad panevad meie otsusekindluse proovile. Nad vaatavad täpselt, mida nad endale lubada saavad ja just sellele peaks keskenduma. Tegelik lugu ei seisne seega hüsteerilistes pealkirjades ega kommentaatorite spekulatsioonides. See, mis praegu tegelikult loeb, on see, kuidas seda memorandumit jõustatakse, kui rangelt režiimi kohustustest kinni peetakse ja täpselt kuidas Ameerika Ühendriigid reageerivad esimesel korral, kui Iraan rikub ja nad rikuvad punast joont. Ja siin näeme, et nii Gaza kui ka Liibanoni puhul on Ameerika Ühendriigid Trumpi ajal asunud Iisraeli poolele. Ja kuna Iisrael ei talu ega aktsepteeri enam rikkumisi, toetasid Ameerika Ühendriigid meid iga kord. Nüüd on teie seas neid, kes osutavad sellele, et Trump väljendas rahulolematust või viha või mida iganes meedia teatas, ta ütles.
Jah, ta kinnitas mõningaid neist väidetest ja tal olid mõned ebatavalised kommentaarid, nagu ma Pariisis mainisin. Iisraelis on neid, kes osutavad sellele, et ta on olnud Netanyahu suhtes ebaviisakas ja on olnud oma kommentaarides Netanyahu kohta solvav. Aga mis siis? Keda huvitab, mida ta ütles? Oluline on see, mida ta teeb. Meie puhul ei ole ta Iisraeli tagasi hoidnud. Biden väitis, et ta toetas meid sõja esimesel kuul mõrvarliku genotsiidilise Hamasi vastu. Aga siis avastasime, et tema administratsioon keeldus andmast Iisraelile relvi, mis olid vajalikud mitte ainult meie sõjapidamiseks, vaid ka vaenlase alistamiseks. Ja ühel juhul takistas isegi relvade tarnimist, mille eest olime tegelikult juba maksnud. ÜRO lubas piirata Hezbollah tegevust Liibanonis ja takistada nende kohalolekut Lõunas-Iisraeli piiri ääres vastutasuks Iisraeli vägede lahkumise eest resolutsioonis 1701. Nii nad ütlesidki. Tegelikkuses eitas Hezbollah UNIFIL-i valvsa pilgu all piirkonda maa-aluseid kindluseid ja tulistas pidevalt rakette Iisraeli tsiviilobjektide pihta otse ÜRO positsioonide kõrval. L on Oslo lepingute tagaja. See on pühendunud tagama, et PLO ei rikuks selle lepingu tingimusi. Tegelikult nad mitte ainult ei luba Palestiina omavalitsusel, vaid julgustavad aktiivselt Araabia linnade ja külade laienemist aladele, mis lepingu kohaselt peaksid kuuluma Iisraelile. Rääkimata põhilisest rikkumisest, Araabia riigi tunnustamisest enne, kui nad olid isegi oma kohustused lepingute alusel täitnud. Ja ärge laske mul üldse alustada ÜRO-ga seotud organisatsioonidest, nagu UNRWA, mis loodi selleks, et parandada 48 aasta sõjast pärit Araabia põgenike elu ja aidata nende haridusega. Kuigi tegelikkuses julgustavad nad vägivalda, kusjuures vähemalt 100 selle enda liiget on dokumenteeritud abistamas Gaza elanike poolt 7. oktoobril toime pandud julmusi. Nad ütlevad ja kuulutavad üht selget asja, aga teevad täpselt vastupidist. Trump ütleb, mida tal on vaja öelda ja meie Iisraelis teeme seda, mida meil on vaja teha. Nii et jätke mind rahule sellega, mida Trump ütleb või ei ütle. Nii paljude, eriti meedia silmakirjalikkus on lihtsalt hämmastav. Need, kes Trumpi iga sammu, iga sotsiaalmeedia postituse ja iga tema öeldud silbi pärast hurjutavad ja kritiseerivad, on nagu Statler ja Waldorf. Tead küll, need 2 torisevad kriitikut Muppet Show rõdul oma virisevate, ülemäära negatiivsete arvamuste ja pideva norimisega. Või teevad asjakohaseid kommentaare nagu see siin, ja ma tsiteerin. Pessimist? Ei, ma olen tegelikult optimist. Ma olen optimistlikult veendunud, et asjad lähevad hullemaks. Kõlab nagu tänapäeva meediaraportid. Ma eelistaksin, et Ameerika Ühendriike juhiks 100 Donald Trumpi, eriti praegusel ajal, kui seisame silmitsi tsivilisatsiooni vaenlastega, mitte ühtegi neist pehmodest, kes on olnud ametis alates Obamast. Ma eelistaksin, et ameeriklased tähistaksid Valgemaja murul ühel eepilisel õhtul UFC 250, kui maailma parim õhuvägi teeb ülelennu. Kui näha seda pilti, kus USA sõjavägi põgeneb Afganistanist, jättes maha Ameerika sõdurid ja liitlased. Muidugi kurdavad meedia ja vasakpoolsed silmakirjatsejad selle ürituse üle. On olemas valed, neetud valed ja siis on veel vasakpoolsed. Neil polnud selle vastu kunagi midagi, kui see toimus Valgemaja murul, kujutades Ameerika Ühendriike nõrga, väärastunud ja segaduses riigina. Pole siis üllatav, et endisel presidendil Barack Obamal oli Iraani olukorra kohta järgmist öelda. Tagantjärele vaadates tuletab see meelde, et paljude keeruliste välispoliitiliste probleemide puhul valitseb arusaam, et suudame lihtsalt jõu või pommitamisega lahendusteni jõuda. See võib mõnikord tunduda ahvatlev, kuid tegelikkuses tasub võtta aega diplomaatiliste võimaluste kaalumiseks. Ja ammendada võimalused leida kokkuleppeid, mis ei lahenda küll 100% probleemist, kuid lahendavad 80 või 90% sellest. Samas vältides vajadust sõtta minna. Võiks arvata, et me oleksime selle õppetunni nüüdseks selgeks saanud, aga tundub, et aeg-ajalt peame seda ikka ja jälle uuesti õppima. Just nimelt see kaotajalik, allaandja hoiak iseloomustas Ameerika Ühendriike tema presidendiks olemise ajal. Et saatkond Liibüas vallutati ja suursaadik langes haiglaste islami mõrvarite kätte, kes vägistasid ta jõhkralt ja lohistasid tema keha läbi Tripoli linna. Selgita seda sündmust. Kas Iisrael tõmbas sind ka sellesse?
Dokumenti pole veel isegi allkirjastatud ja juba teisipäeval rääkis Briti peaminister Starmer läbimurdest ja kavandas, kuidas sellest Iraani režiimist kasu lõigata. Nafta hinnad juba langevad, nii et ma mõistan tema elevust. Nagu ka parukate ja tupeede hinnad. Tundub, et Iraani peamine sissetulekuallikas on nihkunud naftalt juuksetoodetele. Juustele, mis on eemaldatud režiimi poolt hukatud vastastelt, neist samadest inimestest, kellest enam keegi ei räägi. Minu jaoks ei ole probleemiks niivõrd Trump, vaid pigem need kobad Euroopas, nagu Starmer. Rahu läbimurre. Ära aja naerma. Nad on kiiresti valmis boikoteerima iisraellasi, kes elavad ja tegutsevad Juudamaal ja Samaarias, aga mõrvarlikud, jõhkrad ajatollad on neile vastuvõetavad. Need, kes ekspordivad just tapetud inimeste juukseid. Nagu prantslased, kes blokeerisid Iisraeli relvad Pariisis toimunud messil, kuid võõrustasid eelmisel aastal Prantsusmaal suure austusega Süüria mõrvarliku ISISe juhti. Meil on tegemist silmakirjatsejatega, riikidega, kes on valmis põlvitama ja pugema mõrvarlike, reeturlike, islamistlike, usufanaatiliste režiimide ja rühmituste ees. Nad pööravad rõõmuga pilgu kõrvale, sõlmivad lepinguid ja teesklevad, et need osapooled on legitiimsed partnerid. Aga niipea, kui juudi riik astub üles, et kõrvaldada otsene oht oma tsiviilelanikele, hakkavad nad kohe juutide teemal vooruslikkust näitama. Isegi siis, kui meie vaenlased ülistavad oma julmusi ja ütlevad selgelt välja, millised on nende genotsiidilised kavatsused meie suhtes, rääkimata sellest, millised on nende genotsiidilised kavatsused teie suhtes. Pole ime, et näeme sama mustrit kordumas kogu läänes. Sul on need täiesti arusaamatud imbetsillid, kes lähevad haiglaste massidega kaasa, püüdes meeleheitlikult näidata maailmale, et nad marsivad ühes taktis viimase moeka narratiiviga. Näitlejanna Helen Mirren rääkis sel nädalal Iisraeli teemal pärast seda, kui teda nimetati internetis taas levinud verbaalse rünnaku käigus kurjaks sionistlikuks litšiks. Ei, ta ei võtnud sõna selleks, et Iisraeli kaitsta, vaid selleks, et päästa oma kondine tagumik vihkajate eest. Tema, ja ma tsiteerin, ütles järgmist. Kurjad jõud tõusevad kõikjal, isegi sellises riigis nagu Iisrael. Kuidas te saate korrata teiste inimeste peal seda, mida teile kui rahvale tehti, ütles ta. Ja ta lisas, et seetõttu oli Iisraeli loomine väga oluline hetk, kuigi võib-olla tehti seda täiesti valel viisil vales kohas. Kuhu sa tahad, et me oma riigi rajaksime, sina rumal? Ma ei tea, aga pärast seda õudust pidi midagi juhtuma, ütleb ta. Alatu ja põlastusväärne võrdlus. Kellest ta räägib? Need on meie pojad ja tütred, sa arg ja jälk, alatu Briti tõbras. Tema jaoks loon ma eriauhinna, mida hakkan edaspidi välja andma. GF Yourself auhind, klassitute, argade ja idiootlike viidete eest Iisraelile. Ja ta võib selle lisada teistele mõttetutele auhindadele, mida ta on saanud. Olgu, rahuneme nüüd maha. Ja kui me tänase saate lõpetame, tahan ma veel kord vaadata ühte lugu pühakirjast, Piiblist. Ja seekord on see lugu juhtimise täielikust koormast ja pooliku võidu rängast hinnast. Ma räägin Iisraeli esimesest kuningast, kuningas Saulist ehk Shaulist. Kui Saul võimule tõusis, tõi ta troonile oma rahva täieliku pühendumuse ja armastuse. Ta oli füüsiliselt muljetavaldav, tugev ja väga sihikindel. Shaul oli juht, keda rahvas oli anunud, kellele anti ainulaadne ja ülioluline ülesanne kaitsta Iisraeli rahvast ja hävitada täielikult selle kõige halastamatum eksistentsiaalne oht, amalekid. Jumaliku juhised, mis anti Shaulile prohvet Samueli kaudu, olid ühemõttelised. See ei olnud mandaat diplomaatiliseks pausiks ega kohalikuks relvarahuks. See oli käsk vaenlase täielikuks ja lõplikuks hävitamiseks. Jumal käskis Shaulil mitte kedagi ega midagi säästa. Shaul asus sõjakäigule, pidas lahingu ja saavutas suure sõjalise võidu. Pealtnäha tundus see täieliku võiduna. Aga Shaul otsustas teha oma arvestuse. Ta otsustas, et 90% missioonist on piisavalt hea. Shaul jättis ellu amalekiitide kuninga Agagi ning vaenlase parimad varad ja kariloomad. Ta valis kompromissi lõpuleviimise asemel. Ta jättis vaenlase juhtkonna ellu, arvates, et suudab tagajärgedega ise toime tulla. Kui prohvet Samuel talle vastu astus, ei näinud Saul probleemi. Ta kuulutas uhkusega, ma olen ülesande täitnud.
Nagu iga suur juht, oli talgi oma puudusi. Lõppude lõpuks on juhid ju inimesed. Probleem tekib siis, kui need puudused viivad selleni, et sa ei täida selget jumalikku käsku. Ja eksistentsiaalse ellujäämise vallas tähendab osaline kuuletumine täielikku allumatust. Kui Shaul ei kõrvaldanud ohtu täielikult, kui tal oli selleks võimalus ja otsustas mitte täita Jumala poolt talle antud ülesannet, kaotas ta oma õiguse valitseda. Kruun rebiti tema suguvõsast just sel hetkel. Veelgi hullem, ajalugu paljastab meile selle pooliku võidu tõelise tragöödia. Sajandeid hiljem oli just selle sama säästetud kuninga Agagi otsene järeltulija, mees nimega Haaman, kes tõusis üles ja üritas juudi rahvast täielikult hävitada, seekord Pärsias. Oht, mis Sauli põlvkonnas ellu jäeti, kasvas järgmiseks põlvkonnaks hävitusjõuks. Asjalugu ei salli poolikuid meetmeid. See õpetab meile, et kui sa seisad silmitsi kurjuse ja jõhkra tapjaliku vastasega, siis iga võit, mis pole täielik, on lihtsalt kutse sinu järeltulijatele pidada homme täpselt sama sõda. Jätan teile endile võimaluse sellest omad järeldused teha. Mõelge sellele, kui lähete nädalavahetusele vastu. Mina olen Daniel Seaman, aitäh, et olite täna minuga. Liituge minuga taas järgmisel korral saates otse JNS TV stuudiost Jeruusalemmas, mis on Iisraeli juudi rahva sisemine pealinn.